Nüüd ma arvan, et me saame Aavaga tantsida. Ta ükskord tegi seda. See oli väga äge. Boogie Woogie. Ja selle loo saatus on selline, et Eestis on üks selline rock'n'rolli mees nagu Artur Skrõpnik ja tema on teinud bändi Appikene. No igatahes praegu ta mängib endiselt rock'n'rolli. Ta kutsus, tegelikult oli nii, ma kohtusin, ta on kitarrimängija. Ma kohtusin temaga ühel mängul ja ütlesin talle, ja tõepoolest, ta mängib kitarri nagu mängiks big band. Ja väga hästi ja ta kusjuures ei tunne eriti nooti, aga ta, kuidas öelda, armastab muusikat väga. Ja siis ma ütlesin talle, et kas ma võiksin ka teiega laulda. Ja siis ta ütles, et ta mõtles, mitu nädalat ütles, et kuule, kas, ja helistas mulle. No me oleme lihtsalt teatutavad. Ta küsis, kas sa tõsiselt mõtlesid või? Muidugi mõtlesin. Ja siis me tegime temaga bändi. Aga kuna ta leidis endale pruudi, kes laulab ka väga hästi, siis loomulikult mind tõsteti kohe bändist välja. Aga ma ei ole solnud, sest et raha peab ikka perekonda jääma. Tuleb praktiliselt ka mõelda vahel. Aga siis tema pakkus, tutvustas mind rock'n'rolliga ausalt öelda väga lähedalt. Mulle ta lihtsalt meeldis. Ja rock'n'rollis on selline, oli omal ajal väga kuulus, Janis Martin on tema nimi ja see lugu, mida me esitama hakkame, on tema üks kuulsamaid. See kannab nime Barefoot Baby, rock'n'rollis tõeline klassika ja sellegi kirjutas Ülo Välmand järjekordselt big bandile, see kõlab nii ja sealgi mängib soolot Aavo ja vaatame, kas läheb käima. Nõupidamine käib. kandisime Barefoot Baby ehk siis minu paljasjalgne babe. Ma ausalt öelda küll ei kujuta ette, kuidas paljajalu oleks rock'n'rolli tantsida, pinnud tulevad ju. Valus. Väga valus, jah.